Nii, Liisa, räägi, kust sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? Ma olen Pulis Lasnamäelane ja ma olen Tallinnast pärit ja Lasnamäel kasvanud ja kolinud ära, põhimõtteliselt ma olen Tallinnast ja ma olen igal pool, ma olen kolinud oma elu jooksul vist mingi üle 20 korra ja elu alguses juba mööda Lasnamäega 5 korda, nii et ma olen Lasnamäega ülituttav. Mis veel küsisid? Ei, jah, selge Lasnamäelt. Kuidas sa ütleksid, et kas Lasnamägi on see, mida inimesed nagu arvavad, et ta on? Ei, kindlasti mitte. Inimesed arvavad, et Lasnamägi on palju hirmsam, aga see on täpselt see sama hirm, nagu oli kunagi Kopli mõistes, nagu et Põhja-Tallinn ja Kopli on see kohutav koht, et täpselt seesama hirm on nagu Lasnamäele paigutatud peale, aga tegelikult täpselt nagu on Põhja-Tallinn arenenud, on tegelikult Lasnamägi arenenud ja ta ei ole lihtsalt paneelmajade meri enam. Seal on ikkagi tähtsal kohal lapsed, loomad, sotsiaalsed asjad, et jah, see on illusioon. Ja siis need, kes räägivad, et nad käivad Lasnamäel ja nad on mingit hirmsat asja kogenud, igal pool kogeb hirmsaid asju. Et mingil kohal on mingi maine ja siis kleepida iga halb kogemus selle maine külge, see on nagu ei ole aus minu arust. Et mina olen seal ikka 16 aastat olnud ja naisena ringi käinud, öösel ringi tuuseldanud, seal ei ole minuga kunagi mitte midagi juhtunud. Et ka mina olen ainult lugusid kuulnud, mis lood tulevad igast suunast, nii et et jääle, kus kohas me oleme. Oli sul õnnelik lapsepõlv? Ei olnud. Ja mu isa lahkus hästi noorelt, kui ma olin vist alles 2-kuune ja mu ema oli hästi noor, kui ma sündisin. Ta oli 18, kui ta raseseks jäi 19, kui ma sündisin ja kõik läks nii, nagu ta minema pidi, aga ta ei olnud tegelikult valmis emaks saama. Nii et mu lapsepõlv oli hästi üksik ja ma olen üksik laps olnud ka hästi pikka aega. Ja ma tegelesin juba noores eas palju surmaga. Mul juba vist olin 7-aastane, kui mu esimene parim sõbranna ennast ära tappis. Ta oli 8, hüppas köögiaknast välja. Ja siis sealt edasi mu vanaisa surm, ta suri vähki, mis oli hästi raske, sest mina olin nagu hästi palju temaga koos üksinda. Ja siis lisaks sellele ma olen hästi... Ja. Me oleme keldris ka. Õnneks me oleme keldris. Jah, pidus. Et lapsepõlv ma möödus üksinda, nii üksinda, et mul ei olnud kellegagi rääkida, nii et mu esimene keel on inglise keel. Sest et ma olin üksinda nii palju kodus, et ma vaatasin multikaid ja ma õppisin esimese keelena inglise keele selgeks. Nii et minu ema inglise keelt ei rääkinud ja siis, kui ta minuga proovis riielda või vahandada, siis ma olin nagu, mida? What are you saying to me? Ja ta oli veits hädas, sest tema rääkis eesti-vene keelt, aga mina rääkisin põhimõtteliselt ainult inglise keelt. Jah, see lapsepõlv on nii pikk peatükk oma, et küll mind, mu ema töötas hästi palju, sest et tema visati kodust välja, kui mina nagu pilti tulin, et perekond ei kiitnud nii-öelda heaks seda. Aga siis oligi, et tema pidi tööd tegema, siis mu vanaisa oli veits aega pildis, aga ka tema tegi päevad läbi tööd, nii et ma põhimõtteliselt, mul oligi nagu sama lapsepõlv oli mingi kasvataja või lapsehoidja, kes ka vahetus nagu sokid kogu aeg. Lõpuks mul oli üks mega hea lapsehoidja, kes tegelikult oli nagu tekitas mulle sellist turvalist tunnet, aga tema oli nii-öelda suuremast perest pärit ja ta tegi seda ainult ikkagi tööna, et kuigi ta oli olemuselt hästi lahke, siis ikkagi lapsena sa ju saad aru, kui sa ei ole nii-öelda piiramatult tahetud, et sa võid alati siin olla, vaid et sa oled siin, sest ma saan palka praegu selle eest ja kuigi ma hoolin sinust, siis see on ikkagi minu jaoks töö. Oli siis, ma tundsin seda juba väiksena. Ja ma olin 12, kui mu vend sündis, kes on siis erivajadustega. Ja ütleme nii, et mu ema siis oli rohkem sunnitud sinna lapsevanema rolli ja ta oli ise ka vanem, muidugi, ta oli 30 siis, nii et aga see ongi, sul sünnib nagu erivajadustega sugulane või õde vend ja kuigi ma esimesed 12 aastat tegelikult tähelepanu väga palju ei saanud, siis ega sealt see olukord tegelikult ei muutunud. Nii et mina kolisin 16 aastaselt juba välja, nii et jah, hästi nagu oma pea olnud pikka aega alati. Lapsepõlves on nii palju lugusid, et jaa. Mis on lapsepõlvest selline kõige ilusam mälestus on?
see kõlab täpselt nii, nagu see kõlab, üks mu vanaemadest on Jehoova tunnistaja. Ja noh, mul olid erinevad hoidjad ja asjad, aga vahest mu vanaema hoidis mind ja ta elas Saaremaal. Ja üks nagu neid, see on positiivne mälestus minu jaoks, aga noh, ei pruugi iga inimese jaoks olla. Aga kui ma vanaema juures olin, siis tema ikka pikali telekat ei vaata ja söögiajad on paigas ja toit on valmis ja nugakahvel õiges käes ja me käisime kirikus. Et nagu mulle meeldis, nagu, mis selle mälestuse positiivseks teeb, on see, et mul oli keegi, kes mind lapsena pani struktuuri järgi nagu toimima, ütles, kus ma käin ja mis ma teen ja õpetas mulle uusi asju ja nagu hoolis mu heaolust. Nii et see on nagu üks asi, aga need mälestused on siis, kui ma olin vist 5-6, aga nad on ka hästi hägused selles mõttes, et ma väga palju oma lapsepõlvest austajalt ei mäleta. Sest jah, ema oli noor, kodus oli palju pidu, et jah, et mul on jah, nii-öelda isal on psühholoogias hästi suur, hästi suur huvi on mul endal psühholoogia vastu ja ma olengi nagu aastate jooksul õppinud ja teraapiates ka teada saanud, et mul on lihtsalt nagu trauma järgselt on hästi palju lapsepõlvest nii-öelda ära blokeeritud, aga ma just praegu tegelengi selle kõige lahtipakkimisega oma elus ka, nii et ma saan nüüd vanemaks, siis ma mäletan oma lapsepõlve rohkem loodetavasti. Kuidas sul koolis läks või milline laps olid kooli ajal? Jah, kõigest sellest võiks raamatu kirjutada. Kooli ajal oligi niimoodi, et ma käisin Lasnamäel gümnaasiumis, mida täna enam koolina ei eksisteeri tegelikult. Ta oli Lasnamäel üks kool, siuke armas väike vene ajast, teda ei olnud väga renoveeritud midagi, aga minu jaoks oli see ideaalne kool, sest et seal ei olnud väga palju lapsi. Sest meil kõrval lähedal oli Kuristiku gümnaasium ja Kuristiku kool ja see oli renoveeritud ja suurem ja hästi paljud Eesti lapsed läksid sinna, vene lapsed olid igal pool vene koolides ja siis kes iganes sattus siis sinna punasesse veneaegsesse koolimajja. Aga see oli nagu, ma armastasin seda kooli sellepärast, et ta oli nagu nii väike ja ma ei saanud aru, miks mulle see nii väga meeldis, kuni ma vanemaks sain, sest et põhikooli lõpuga ma läksin Tallinna Ühisgümnaasiumisse, kus oli siis umbes 1500 inimest rohkem kui minu koolis, algses koolis. Ja siis sellest hakkasid mul igasugused vaimse tervise probleemid tekkima, ärevushäired, paanikahäired, ma ei suutnud toime tulla sellega, et nagu ütleme nii, et ma ei suutnud asjadega toime tulla ja ma väga kaua ei teadnud, miks see niimoodi oli ja ma sain oma ATH ja autismi diagnoosi nüüd 21-aastaselt. Ehk siis ma sain teada, miks mu kooliaeg nii raske oli, sest ma ei suutnud kunagi suhelda inimestega väga hästi. Nagu ma ei ole kunagi nendest sotsiaalsetest normidest aru saanud, et kuidas su nädalavahetus läks. Nagu, ma ei saa, miks nagu täiesti võõras inimene küsib või koolis või et mis sa suvevaheajal teed või üldine siuke sotsiaalne minivestlus oli minu jaoks juba kooli ajal väga raske. Ja siis mul oli, eks ma olin natukene imelik ka, sest et ma olin kõige pikem. Ma olen tõesti pikk olnud ja poistele see ei meeldinud ja küll mul tuli varajaselt akne ja siis sellega kiusati ja siis nagu hästi palju koolikiusamist oli üldse nagu meie kool oli nii-öelda ta oli mitte heade laste kool, aga mitte ametlikult, ütleme niimoodi. Hästi palju nagu nukrate lõppudega inimesi käis meil seal klassis ja koolis üldse ja, et see oli siuke keeruline aeg minu jaoks ja koolivahetus tuli mul ka sunniviisiliselt tegelikult, sest et ma tahtsin samas koolis edasi käia ja mingi hetk ma olin isegi jõudnud sinna, et ma olin õpilasesinduse president ja ma olin Tallinna noorte volikogus 9. klassis siis ja ma olin nagu nii valmis gümnaasiumisse minema, aga siis me saime kõik uudistest teada, et meie kool läks kinni Reporteris, mis oli nagu mingi ma ei tea, kus see otsus tuli, aga siis ma pidin minema mujale gümnaasiumisse, siis ma sain tüügi sisse, mis oli super, ma sain kuhugi kooli sisse, aga see, et ma pidin nüüd Lasnamäelt käima kesklinnas koolis, see trip esiteks, see väga pikk vahemaa ja siis nii palju inimesi ja ma olin ülastimuleeritud ja mul ei olnud tuttavaid inimesi ja ma olin samal ajal üksinda oma elus ka tegelikult, mul kooli väliselt nagu ei olnud midagi, kedagi. Et elin hästi üksik oli ja siis 11. klassis pandi mind koduõppele minu psühhiaatri poolt, sest et mul oli vist mingi 3. või 4. enesetapukatse ja ma hakkasin rääkima nagu koolist palju rohkem ja siis mu psühhiaater ja terapeut siis nagu suunasid mind koduõppele 9 aastaks, mis lõppes ka niimoodi, et ma käisin siis vastamas nagu oma tundide või nagu käisin vastamas töid lihtsalt, õppisin kodus ja läksin kooli ja siis vastasin.
aga siis ma olin vist mingi kevadvaheaja kuupäevad sassi ajanud ja ma olin läinud kooli vastama ja siis 11. klassis ja siis ma arvasin, et koolis ei ole mitte kedagi. Ja siis ma katsusin ust, see oli lukus, mõtlesin, et õpetajad pole siin. Aga tol ajal pandi tüügis tundide ajal klassi uks lukku. Aga ma ei pannud seda 1+1 kokku, sest nii vaikne oli. Ja siis ma olin seal 4. korrusel tüügis ja siis koolikell heliseb. Ma olen jumala segaduses, miks koolikell heliseb, vaheaeg on ja kõik uksed lähevad lahti. Ja igalt poolt hakkab inimesi välja voolima. Ja ma olen nii hapras vaimses seisundis, et mul olid välja kirjutatud paanikahoo ärevuse vastased ravimid, ehk siis rahustid. Ja mulle öeldi, et võta 2 tükki, sul on hästi. Aga mul oli juhe nii koos, et ma võtsin neid lõpuks nii palju, et ma hakkasin ära vajuma seal. Ja siis mu enda klass kõndis mööda ja siis üks hea sõbranna oli, et tšau, noh kõik nagu sai aru, mis toimus, viis mind siis kooliõe juurde, kes siis ütles, et sa nagu, need on eluohtlikud ravimid, kui niisuguses koguses võtta ja siis nad kutsusid mulle kiirabi sinna sama kooli. Ja siis ma olin Seevaldis veits aega, siis ma olin 18, kui see juhtus. Ja kui ma tagasi siis välja sain, ütleme nii, ja ma tahtsin 11. lõpuni viia, siis oligi ütleme nii, et seal oli vestlus direktoriga ja ma sain 11. klassi ikkagi lõpetatud, esitatud ja siis 12. ma läksin vanaline õhtukasse, mis siis oli täiesti omaette asi, sest ma viisin paberid sisse 5. septembriks ja siis 12. september suri mu parim sõber ära. Ja siis ma olin ülejäänud kooliaasta tsüklis kuni mai või aprillikuuni. Ja siis ma sain aru, et ma ei taha nagu istuma jääda, mulle ei meeldi traditsionaalne koolisüsteem, see, et sa istud ja keegi räägib, et mulle meeldib ise palju rohkem õppida. Nii et siis ma lõpetasingi kooli niimoodi, et ma läksin sinna kooli, ma rääkisin, mis oli juhtunud, et mu parim sõber oli ära surnud ja ma ei suutnud sellega toime tulla ja seal vahepeal oli veel igasuguseid muid draamasid, lahkuminekud ja mind prooviti ära tappa ja ütleme nii, et see oli nagu siuke väga pingeline 7-8 kuud. Ja siis õpetajad said sellest kõigest aru, nad tulid mulle vastu ja ma tegelikult lõpetasin gümnaasiumi ära õigeaegselt. Ja meil oli vist klassis 30+ inimest tol ajal ja meid lõpetasid mingi 15. Ja ma olin hästi uhkenud üle sellepärast, et ma olin nagu, ma ei olnud koolis käinud, aga ma tegelikult sain iseseisvalt jõuda järgi ja ma sain selle peatükk ikkagi lõpetatud, et mul ei jäänud seda nagu ketrama. Mis minu jaoks on hästi tähtis, sest minu ema näiteks ei ole kunagi gümnaasiumit lõpetanud. Et ta käis ka vanaline õhtukas ja ma mäletan, kui ma väike olin, ta võttis mind vahest kaasa sinna. Ja see oli nii naljakas nagu kuidagi täisring, et mina siis läksin ja lõpetasin seal oma gümnaasiumi ära. Aga jah, kooliaeg saigi läbi, ülikooli ma ei läinud edasi, nii et veel. Mäletad sa, mis eas sul need esimesed enesetapu mõtted tekkisid? Jaa, mul on hästi pikk vaimse tervise ajalugu, et see kõik algaski, kui ma olin 12 ja mu vanaisa suri ära, kes oli siis minu tugiisik koduses keskkonnas, kuigi ta ei olnud väga seal, siis tema oli see, kes mind viis muuseumitesse ja ta õpetas mulle male ja kuigi ta oli hommikul kella 8 õhtu kella 12 ära, siis kus iganes mul võimalik oli, me ikkagi veetsime koos aega ja kuna ta oli taksojuht, siis ta käis mul vahest järgi ka. Mis oli nagu tore, et ta oli minu tugiisik, aga kui ta ära suri, kui ma 12 olin, siis mina ei mõistnud nii noorena, mis asi lein on ja ma ei näinud oma ema pealt ka väga seda leina, tema kaotas oma päris isa ära tegelikult ja tal ei olnud kunagi oma ema väga elus olnud, seega ma kujutan tänases päevas ette, kui raske see tema jaoks võis olla. Aga ta ei osanud enda emotsioone sellega hallata ja seejärel ta ei osanud minu omasid ka, ehk siis ma jäin nagu üksinda nende tunnetega. Ja siis sealt edasi hakkaski mul nii-öelda vaikselt depressioon arenema. Ma olin umbes 13-14, kui ma hakkasin ennast lõikuma. Ja siis ma arvan, et ma olin 14, kui mul oli esimene nii-öelda mitteametlik enesetapukatse, kus oligi, ütleme nii, et ma olin väga omamoodi inimene, või olen alati olnud. Aga kuidas see läks, oligi nii, et ma panin vanni ja siis ma panin Mozartit, 14 olin. Nii eksistentsiaalne ei anna olla lihtsalt. Ja siis ma tõmbasin nagu vannis olles endal veene läbi. Aga ma olin 14 ja ma ei teadnud mitte midagi anatoomist asjadest ja ma olin hästi palju valuvaigistit ka enne seda võtnud. Aga ütleme nii, et ilmselgelt ei läinud asjad täpselt nii nagu mida ma pidid, sest ma mäletan, ma ärkasin üles, ütles, et seal vannis muusika käis,
ma olin lihtsalt hästi unine ja mul oli nagu vesi oli roosa, aga ta ei olnud punane, aga mul nagu verejooks oli ikkagi peatunud, et ma ei olnud veenini välja lõiganud, et mul oli ikkagi, ütleme nii, et siuksed rohkem paberikriimustusi oli täis nagu. Et see oli nagu mitteametlik katse. Ja peale seda siis on mul olnud küll ma olen istunud 16. korrusel niimoodi rõdu ääre peal ja lihtsalt lahti laskmise küsimus selles mõttes, aga siis sealt nagu sai mind mu sõber tagasi ja siis ei olnud politsei kiirabi midagi kaasatud, et see oli nagu ka nii-öelda undercover või nagu saladuskatte all toimunud katse, et ja siis oli see koolikatse ja mul oli see aeg on kõik nõudune, enne koolikatset vist oli ka üks, sest ma tean, et ma olen 2 korda hullumajas olnud või mitte hullumajas, ütleme siis viisakalt, 1 korra olen Seevaldis, 1 korra olin siis Pärnu maanteel, Perhis, noorte psühhiaatria osakonnas. Aga jah, ja siis tegelikult kõige hiljutisem peaaegu katse oli eelmine aasta tegelikult, aga ma olen nagu olin nii teadlik sellest, et ma ei suuda oma emotsioone sellel hetkel kontrollida, et ma kutsusin endale ise kiirabi, mis oli nagu, ma olen väga uhke selle üle, aga see ongi lihtsalt see hetk, kus mul nii-öelda see autismi pool on üle stimuleeritud, olgu see siis situatsioonist, emotsioonist, füüsiline asi, mis iganes, ta hakkab hästi kergelt kuhjuma, kui ma olen nagu balansist väljas ja päeva lõpuks ma olen ikkagi ainult inimene ja ma lihtsalt mingi hetk, ma tean, kui mul on abi vaja, et ma olen alati selle abi poole pöördunud, aga need nii-öelda enesetapukatsed, sellised kiikumised, liiga palju tablettide võtmised, kõik need on nagu viimased, käisid minuga, ütleme nii kaasas siis 13 kuni 19, 20, niimoodi pikalt jah. Aga 1 korra mul ainult maaloputus tehtud, mis oligi siis, kui ma koolis tüügis võtsin need ja mind kiirabiga viidi ära ja siis mulle tehti Seevaldis maaloputus. Aga ütleme, et see on siis ainuke ametlik kirja mindud, aga ma tean, kui mitu korda ma tegelikult enda elu kallal olen kippunud ja see, et kõik ei tea neid kordi ja et iga katse ei ole mind haiglasse viinud, ei tähenda, et need momendid ei olnud minu jaoks elu ja surma küsimus tegelikult. Mäletad sa, kuidas sa selle oma esimese sõbranna enesetapuga toime tulid? Ma olin nii väike, ma ei saanud veel aru ja ma olin tegelikult matustel juba käinud 7-aastasena tegelikult. Küll oli mingi mamma surnud ja mingid asjad. Aga ma mäletan, et ma otsisin teda taga tükk aega ja siis, sest et saime alati Lasnamäel kokku ühes kohas mängisime. Siis ta ei tulnud mingi nädal aega. Ja siis ma lõpuks olin, et okei, ma lähen siis uurin, kus ta on, sest ta oli ainukene teine Eesti tüdruk seal. Ülejäänud kõik olid vene lapsed ja ma ei rääkinud vene keelt, ma rääkisin inglise keelt ja siis veits eesti keelt, nagu ütleme nii. Ja siis ma läksin nagu ukse taha koputama. Korteri uks oli selles mõttes, või paneelikas oli, ma lasin seda kella sealt alt ja siis keegi võttis vastu, ma ütlesin, et ma otsin seda tüdrukut, siis pandi ära, tuldi alla. Ja siis oli mingi vanem naisterahvas, kes siis vaatas mulle otsa ja küsis, et mis on, ja ma ütlesin, et ma otsin seda tüdrukut, et ma tahaks mängima minna, vaata. Ja siis ta lihtsalt vaatab paremale poole, kus on siis siuke suur lillepärg, lihtsalt nagu akent all. Ja siis ta ütleb mulle, et jah, su sõbranna hüppas sealt aknast alla nädal aega tagasi, ta ei ole enam. Ja ma ei saanud mitte midagi aru, nagu ma ei registreerinud ära seda, ma ei saanud aru sellest. Mul ei ühendanud. Ja ma arvan, et ma sain päriselt aru sellest, mis oli juhtunud alles mitu aastat hiljem, kui ma sain aru sellest nagu kontseptsioonist palju paremini. Sest see on nagu, ma läksin koju ja ütlesin, mida see tähendab? Ma ei küsinud kunagi, polnud nagu väga küsida. Aga jah, mul see mälestus on nagu suht selgelt peas, ma isegi mäletan seda lillepärga ja ma olen nagu jah, ma ütleme, et ma olen seda töödanud vanemas eas läbi, aga kuna ma olen nii paljudel matustel oma elus käinud, ma olen ligi 10-11 matusel juba käinud, siis surm on hästi pikalt mu elus olnud üks asi ja siis jälle muutunud on teine asi jälle muutunud, et olenevalt sellest, kes on surnud, millised on matused olnud, mis on surmapõhjused olnud, mis vanuses on inimesed olnud, kui nad on surnud, et surmaga on mul selline suhe ja ma ei karda teda tänaseks päevaks. Minu jaoks on surm, see ei ole lõpp, absoluutselt mitte ja ma enam ei karda seda ja ma ise ei aja seda taga enam. Aga jah, aastaid ma ei suutnud sellega rahu teha. Mu vanaisa surm oli üks kõige suuremaid mõjutajaid minu vaimses tervises mitu aastat ja ma ei suutnud sellega rahu teha.
ja ma arvan, et ma vist tegin alles 20-selt tegin rahu sellega, kuidas mu vanaisa suri, küll vähki, see ei olnud minu süü, aga ütleme, et seal olid mingid üksikud intsidendid, milles mina ennast süüdistasin. Et ta oli kodus suremas selles mõttes, ta oli 4. staadium ja ma mäletan, kui ta palus, et ma teeksin talle mannaputru. Ma ei osanud teha mannaputru ja ma proovisin. Ja siis ta viskas nalja tegelikult, ütles, et aitäh mannapudru eest, klimbid olid sees. Ja ma nagu kuni 20-aastaseni ma nagu piitsutasin ennast selle eest, et ma ei suutnud oma surevale vanaisale 12-aastaselt teha mannaputru normaalselt. Et nagu see on olnud hästi pikk teekond, nagu võtta vastutus, anda vastutus, teha rahu, andestada mitte ainult teistele, vaid iseendale ka nagu, et jah, ütleme nii, et on niisugune korralik teekond olnud. Ja nüüd mul on nii mitu aastat möödas viimastest matustest, et ma lihtsalt, ma kardan, et kes see nagu järgmisena läheb ja et peaasi, et ta ei oleks noor, sellepärast, et ma tunnen, et ma võin seal ära põhjendada. Ma olen nagu noori inimesi matnud ja käinud nendel matustel küll oma elus ja väga kerge on öelda, et tema elu eesmärk on täidetud, ta tuli siia midagi tegema, ta tegi selle ära ja ta läks. Ja ma saan sellega sinna rahupunkti, see võtab kaua aega. Aga kui näiteks vanemad inimesed surevad, näiteks mul suri mamma see aasta ära 98 ja mu vanaemal on praegu vähk, ta on 71. Et nagu see võib kõlada nagu nõmedalt või kuidas iganes keegi seda nagu vaatleb, aga minu arust ei ole sellises eas lahkumine kurb asi. Nad on oma elu ära elanud, nad on oma lapsed saanud, lapselapsed saanud, nad on oma elukogemuse kätte saanud ja ma arvan, et mingist hetkest on surm ikkagi nii-öelda vabastus ja ma kunagi arvasin, et surm on vabastus neile, kes ei saa iseenda sees enam hakkama. Aga ma arvan, et mina olen tulihingeline uskuja sellesse, et kui me õpime iseennast tundma ja iseendasse sukeldume, siis me tegelikult suudame igasuguse elujõu ammendada enda seest, oma hingest, oma südamekeskusest. Aga füüsilised asjad on küll, et kui keegi on, ongi täiesti invaliid või surevas haiguses või mis iganes, siis ma arvan, et mingist hetkest on surm ikkagi, on vabastus selles mõttes, et see hing saab edasi liikuda ja jälle minu tänases maailmavaates see inimene ei kao mitte kuhugi tegelikult, ta kaob füüsiliselt, aga ta energia vallandub universumisse. Ja mu mamma suri veebruaris, aga ma räägin temaga iga päev juttu. Ja ma tunnen teda kohal ja see on minu uskumus, see on minu kogemus ja ma olen siia jõudnud läbi nagu nii palju töö ja vaeva, et kui keegi tuleb ütlema mulle, et surm on lihtsalt must pilt, siis ma olen nagu, see on võib-olla sinu perspektiiv, aga kui mina sellist asja usuksin, siis see oleks, ma ei suudaks nagu elus olemisest nii palju rõõmu leida, kui ma arvaks, et surm on lihtsalt et minu arust siin on mingi balansi küsimus ikkagi, et miks me elame ja miks me sureme ja mis juhtub siin vahepeal ja triivisin mis küsimusest mööda veits. Väga hea. Kui vana sa oled praegu? 26 sain sellest. Ja mis sa pärast kooli edasi tegid? Kui ma lõpetasin kooli ära, siis ma olin 12-aastaselt sundinud oma emal ülikooli fond avada ja siis ma võtsin selle ülikooli fondi välja. Aga kuna gümnaasiumit lõpetades ma veel ei teadnud, mida ma tahtsin õppima minna ja ma olin nii palju kuulnud neid lugusid, et ma läksin seda õppima ja ma tulin ära ja et kõik lähevad psühholoogiat õppima. Igast mingid jutud olid ja ma tundsin, et ma ei suutnud ise nagu mõelda. Ja siis ma lubasin enda, et ma lähen ülikooli. Siis kui ma suudan välja mõelda, mida ma päriselt õppida tahan. Niimoodi, et ma ütlen, et ma lähen seda õppima ja ma ei kuku ülikoolist välja või ma ei jäta seda pooleli, sest ma ei taha seda aega raisata, ma pigem kasutan seda sama aega ja kogen elu kuidagi muud moodi. Ehk siis võtsin oma ülikoolifondi raha, nautisin suve ja siis lendasin Austraaliasse üksinda. Mul oli hunnik inimesi, kes kõik ükshaaval ära kukkusid, aga minu jaoks ei ole see kunagi pidur olnud, et ma lähen teen siis üksi. Ja siis ma lendasingi Sydneysse ja siis ma olin aasta aega Austraalias, mis oli omaette väga vägev ja siis ma käisin seal, mis ta eesti keeles siis on Southeast Asia, ongi need Vietnamid, Filipiinid, Tai, Kambodža, ma käisin seal, olin mitu kuud veel ja siis tulin jõuludeks üllatuseks emale koju. Ja siis ma olingi vist kokku ära mingi aasta ja 4 kuud, 5 kuud umbes. Ja siis, kui ma tagasi tulin, ma olin 20 ja mul märtsis sünnipäev. Ma töötasin veits aega Sushi Plaza's ja siis ma läksin tööle finantsi. Ja siis nüüd ma olen siis 21-selt
21 olin, siis ma läksin finantsi ja ma olen siis tänase päevani finantsis töötanud. Oled sa praegu õnnelik? Jah. Väga hea. Jah. On sul keegi kunagi südame murdnud? Jaa. Nii hiljuti kui eelmise aasta 10. november tegelikult. Ma olen tegelikult omajagu suhetes olnud oma elu jooksul, sest et ma avastasin 3 aastat tagasi ja mul oli kaassõltuvus ja see oli lapsepõlvest kaasa tulnud, mul ei olnud kedagi kasvades, ega nii kui ma suutsin hakata formuleerima inimsuhteid, siis ma ka kinnistusin nendesse väga kergelt ja kuna minu ema polnud seal, et minu emotsioone reguleerida, siis ütleme nii, et suhtes olles tuli siis alati mu sisemine laps välja, kes ootas, et minu partner reguleerib minu emotsiooni. Ilmselgelt see ei ole niimoodi, võttis veits aega. Aga jah, mu südame on murdnud 2 inimest, aga ühe eest ma olen tänulik. Tegelikult ma olen mõlema eest tänulik. Tänaseks päevaks ma olen mõlema eest väga tänulik. Et ma olin ühes suhtes, mis oli, me olime kokku lahku natukene, aga me olime umbes 9 aastat koos. Ja siis mul oli mingi aastane suhe ühe noormehega, mis oli ekstreemselt toksiline. Ja ma ei näita siin näpuga tema peale või minu peale, vaid meie peale, sest me läksime suhtesse ja me ei mõelnud oma asju üldse läbi. Me tulime haavatavast kohast ja see ainult saigi rohkem haiget teha ja see lõppes suurema valuga, et jälle üks suhe, mis mul on midagi õpetanud, aga see suhe oleks võinud tegelikult olemata jääda, sest et mul ei õpetanud see üks suhe pooltki nii palju, kui ma näiteks oma viimasest suhtest sain. Et seda on raske selgitada ilma liiga paljude detailideta, aga ütleme nii, et 5 suhtest ma olen täiesti tänulik 4. Üks on, nagu ma ütlen, ma olen väga tänulik inimene, aga see üks suhe oleks võinud ära jääda. Aga jah, mu viimane suhe oli aasta aega, oligi eelmine aasta novembris lõppes ja me olime täpselt aastaga koos. 10. novembris läksime kokku ja 10. november me siis läksime lahku. Ja see tegi hästi palju haiget, sellepärast, et see oligi minu 5. suhe ja ma olin, tegelikult mu 4. suhe enne seda oli ka olnud ekstreemselt keeruline, ütleme nii. Et ma läksin kellegagi kokku, ma olin, ütleme nii, et ma lihtsalt vist tahtsin kellegagi koos olla ja ta oli seal ja ta oli avatud. Ja ma mõtlesin, et okei, ja ta oli nagu püsivalt mu kõrval, et ma tulin sellest 9-aastasest suhtest välja, kui ma olin 22. Ja siis see noormees oli minu ümber, ütleme nii, ja ta oli alati lähedal ja ta hoolitses mu eest. Ma küll alati ütlesin talle, me oleme ainult sõbrad, ma tulin just suhtest välja, ma ei ole valmis. Aga ta pühendas ennast mulle. Ja ütleme nii, et siis umbes 4 või 5 kuud peale seda eelnevat lahkuminekut ma siis otsustasin, et okei, et ta on alati siin olnud, et loogiline valik on ju jah öelda, ta tahab minuga koos olla, seega okei, oleme siis koos. Aga ma ilmselgelt see ei tulnud südamest, see ei tulnud kui naiselik intuitsioon, et see on minu partner, vaid see tuli sellest, et makes sense, lihtsalt see on loogiline, seega okei. Ja see kogu asi oli jälle üks suuremaid õppetunde mulle vist mu elus, või ma ütlen, elu on eluülikool, kõik asjad on kogu aeg lihtsalt, kui ta ei ole õppetund, siis ta on eksam, kui ta ei ole eksam, siis ta on ülikooli lõpetamine, mis iganes, et nagu ma elan tornado sees. Ja siis oligi see suhe, ma just tegelikult see on praegu päevakajaliseks ka minu elust olnud, sest ma just eile rääkisin sellest suhtest oma hästi teada sõpradega. Sest et see oli see suhe, mille jooksul mina sain oma ATH diagnoosi ja põhjus, miks mina selle sain, oli, sest ma märkasin, et minu partneril oli see. Aga mina ei saanud ainult oma ATH diagnoosi, vaid ma sain autismi ka, mis siis selgitas ära hästi paljud mingid vihahood ja paanikahood ja sellised, et ma olen alati olnud hästi kergesti närviminev, ma olen hästi reaktiivne, ma elan hästi välja. Kuna mind ei õpetatud oma emotsioone kontrollima või reguleerima, üks inimene läheb sinna suunas, et ta sisemaailmas toimub ja välja ei ela üldse. Minul on nii, et ma ei suuda seda oma sisemaailmas hoida ja ta on alati välja löönud. Ja ma olen seda reguleerimist ja oma emotsioonide haldamist õppinud viimase 3-4 aasta jooksul alles. Mis tähendab, et mul on selja taga väga palju inimesi, kes on tegelikult kannatanud minu emotsioonide all
aga samal ajal kannatasin ka mina ja see ongi see koht, kus ma olen vabanduskirju saatnud nii palju enda elus, ametlikke vabanduskirju ja kui raske on selgitada seal, et see ei ole kellegi süü. Et ma vabandan, et sa minu emotsioonide all kannatasid, nagu kui ma sellele 4. ekspeikale selgitasin, aga talle ei piisanud vabandusest, teadvustamisest, ma olen parem, vaid ta võttis sellest kinni ja ta hoiab sellest nüüd tänaseni kinni 2 aastat hiljem. Ja see asi tuleb ikka nagu bumerang tagasi mu juurde uuesti ja uuesti. Ja ma ei ole temaga kunagi saanud asju selgeks rääkida, sellepärast et või ma ei tea, ma ei saa vastata sellele küsimusele tema eest, aga see suhe oli hästi emotsionaalselt raske, ka vägivaldne, ma ütleks, ja jälle ei ole ainult tema süü või ainult minu süü, me mõlemad käitusime haavunud kohast ja me läksime jälle valedel põhjustel kokku. Et kui ma sellest suhtest põgenesin, ainuke suhe, kus ma olen 2 suhet, kus ma olen põgenenud, siis ma ei saanudki aru, kui palju traumat ma olin saanud selles suhtes olles, et see siis toimuski paar aastat tagasi, ütleme nii, et mais me läksime lahku ja siis novembris ma läksin oma järgmisse suhtesse, mis siis eelmine aasta lõppes. Ja minu jaoks oli seal piisavalt pausi vahel ja kui ma selle noormehega kohtusin, kellega ma siis viimati suhtes olin, kes mu südame natuke murdis palju, siis aga ta, nagu ma ei ole enda peale pahane, sest et mul ei ole mitte kunagi sellist kogemust olnud, kus ma näen inimest ja mul nagu pea plahvatab ja süda plahvatab ja püksis plahvatab ja siis sa oled lihtsalt nagu issand jumal, kust kohast sa tulid. Ja me nagu niimoodi kleepisime kokku. Me kohtusime 3. november, me läksime suhtesse 10. Sest et meil oli nagu, me vaatasime üksteisele otsa ja me lihtsalt nutsime ja ütlesime, et me armastame üksteist ja me ei saanud aru, kus see tuli. Ja see aasta aega, mis me koos olime, ma sain PTSD diagnoosi oma eelmisest suhtest, sest et mul oli niimoodi, et meil võis mingi väike konflikt tulla selle viimase eksiga, aga minu silme ees muutus ta nagu selleks üle-eelmiseks peikaks, selleks 4. Ja kuigi minu viimane eks ei tahtnud mulle haiget teha, suhtejärgne PTSD on, siin ei ole väga midagi teha, sest et mul reaalsuspilt kogu aeg ta jooksis kokku, ma nägin valet inimest, ma olin nagu tagasi nendes momentides, kus kohas ma nagu kannatasin vaimse vägivalla all oma eelmises suhtes ja tänu sellele siis kannatas minu peika jälle. Ja see keris veits aega ja me vist hakkasime isegi normaliseeruma eelmine suvi, aga ma jäin rasedaks. Ja see on nüüd asi, millest väga palju ei räägita ja ma tegelikult ei ole oma Instagramis ka sellest rääkinud, sellepärast et võib-olla ma pole julgenud. Aga minu jaoks on ülitähtis. See on nagu avatud teema. Sest mina ikkagi ütlen, et ma kaotasin oma lapse, kuigi ma tegin aborti. Ja see oli minu valik päeva lõpuks. Või meie valik. See on midagi, mis oli hullult kiirelt otsustatud. See oli... Me saime teada, et ma olen rase. Me saime teada, et ma olen rase ja me võtsime aega. See ei olnud see, et issand jumal, mis laps, et lähme lahku või teeme aborti või mitte midagi sellist ei olnud, vaid see oligi, et okei, me armastame üksteist meeletult, aga me oleme 11-7 kuud tundnud. Ja see töö, mis tema tegi, ta oli meditsiinivaldkonnas töötas ja ma elasin tollal Tartus ka veel, minu tegelikult enamus elu oli Tallinnas ja ma olin just oma töölt ära tulnud, 4-aastase karjääri pausile pannud, et lihtsalt vaadata, mida mina tahan teha ja ma alustasin oma ettevõttega ja see oli lihtsalt vale aeg ja me võtsime niimoodi, et see positiivne tulemus tuli ja me võtsime terve nädalavahetuse niimoodi, et meil ei olnud esmast, et ei või jaa, me olime nagu mida me nüüd teeme. Ja siis me ühe päeva rääkisime sellest, mis siis, kui me saaksime selle lapse. Ja me rääkisime sellest võimalikust tulekust, ütleme nii, et me täna otsustasime, et me saame koos lapse. Milline meie elu siit edasi välja näeb? Ja siis me ühe päeva elasime selles teadmises ja selles reaalsuses. Ja siis me võtsime järgmise päeva, kus me siis rääkisime, mis siis, kui me nüüd aborti teeme ja me ei saaks talast, milline meie elu välja edasi näeb. Me rääkisime need asjad väga läbi ja me otsustasime ikkagi aborti teha, mis oli siis mitte ükski hetk sellest ei olnud minu jaoks kerge, sellepärast, et mina olin endale lubanud, kui ma olin 16, et ma ei taha emaks saada.
et ma ei taha mitte kunagi ise sünnitada. Aga see moment, kui ma rase olin, mul lihtsalt terve maailm muutus kõik. Ja ma ei suuda tänase päevani sõnadesse panna seda, nagu seda sündi või seda nagu muutust, mis mu sees juhtus, kui ma käisin seal ultrahelis ja ma nägin oma last. Ja kuigi ta oli nagu, on ju. Ehk siis minu nii-öelda see oli, ma ei tea, mis see sõna eesti keeles on, aga initiation into motherhood. Ehk siis ma olin nagu ammu peaaegu 10 aastat varem otsustanud, et mina oma lapsi ei sünnita, et ma adopteerin. Ja siis ma olin seal, kogesin siis seda asja ja sain aru, et okei, ma siis tahan ikkagi emaks saada üks päev ja ma tahan enda lapsed sünnitada. Ja see abordi lugu on ka tegelikult eraldi kogu teema, sest et ma olin vist 3 nädalat rase olnud ja siis me läksime kliinikusse, et seda abordi planeerida, sest see oli veel tablettidega tehtud. Aga nad ütlesid, et mu rasedus oli liiga varajane, ehk siis, et mul on aega veel, et mul on mingi 5.–6. nädalani aega vist teha seda kogu asja ja et neil ei ole praegu mulle aega pakkuda kohe, et 2 nädala pärast. Meil oli see probleem, et mina ja mu partner läksime koos perereisile tema emaga kohtuma teisele poole maakera. Ehk siis ma pidin siis rasedana, autist, ATH, esimest korda uues riigis, Peikaga, kellega ma olen 7 kuud 11 teadnud. Nad on, ta pool perekonda on, ta on poolenisti pärit kultuuris, mis on hästi valju ja hästi välja elav ja hästi selline nagu hästi kirglik ja kogu see perekond on selline. Seega, kui me sinna jõudsime ja küll see transpordi teema ja me sõitsime autoga mingi 12 tundi ja mul oli paha olla ja mul on puusad haiged, mul on mingid puusaoperatsioonid oma elus olnud ja siis ma ei saanud istuda pikka aega ja ütleme niimoodi, et see reis oli väga suur põhjus, miks me nagu lõpuks lahku läksime ka, sest et mina ei suutnud ennast jälle reguleerida. Mu hormoonid tõmblesid ja ma olin uues kohas, uues keskkonnas, mitte midagi, mis oli minu jaoks tuttav või turvaline. Ja siis see 2 nädalat oli väga raske ja me tulime tagasi ja üks päev peale reisid naasemist oli siis see abordipäev. Ja ma tegin, me palvetasime koos ja me panime küünla põlema ja me nutsime koos ja kuna tema töötas meditsiinis, siis tema aitas kogu selle protsessi läbi teha ja jälgis mu heaolu ja kõike selle ajal. Ja siis, kui see läbi sai, siis mu keha nüüd alles nagu on normaliseerunud selles mõttes, nagu taastunud sellest protsessist. Aga mul oli nagu kivi, oli kuskil õla peal ja samal ajal ma kandsin seda kivi ja meie suhe hakkas siis koost lagunema ja tema ümber ma pidin käima munakoortel, samal ajal kandes seda kivi oma õlgadel ja need viimased 3 kuud, mis me koos olime peale seda aborti, olid tegelikult väga-väga rasked, kuni siis pingeliin katkes meie aastapäeval ja tema siis lõpetas meie suhte. Ja ma olen, nagu ma ütlesin enne, ma olen väga tänulik tegelikult sellele kogemusele ja temale, sest mina tänase päevani arvaks, et ma ei taha oma lapsi saada, kui ma ei oleks seda kogemust temaga koos läbi elanud eelmine aasta. Aga kui ma oleks selle kogemuse pidanud läbi elama oma 4. peikaga, 3. peikaga, 2. peikaga, oma 1. peikaga, see ei oleks mitte kuidagi toiminud. Ma oleks pidanud seda aborti ilmselt üksinda tegema ja see, täiesti. Et ma olin selles mõttes õige inimesega koos, et seda asja kogeda. Aga jah, ma selles mõttes elasin nagu väga raskelt ikkagi seda lahkuminekut üle ilmselgelt, sest et see oli see mees, kellega ma tahtsin lapsi saada ja kellega ma tahtsin abielluda ja kellega ma tahtsin nagu elu luua, aga kuna see abort ja see reis olid nii rasked ka talle ja tema kusjuures minuga koos olles sai ka autismi ja ATH diagnoosi, siis jälle me olime 2 haavunud inimest, 11 veel rohkem haavanud, aga selles mõttes, et me tulime küll välja sellest hästi suures valus, aga ma ei ole kunagi tundnud ennast nii vabana, sest ma olen varem ka suhetest välja tulnud, aga iga kord, kui ma olen suhte lõpetanud, ma olen kohe Tinderisse läinud. Mul on nüüd 9 kuud saab varsti lahkuminekust, ma ei ole Tinderis olnud.
me nädalaks nalja pärast mingisuguse sõbrannaga tegime, otsisime kedagi taga, aga nagu ametlikult ma ei ole teitinud, ma ei ole mitte midagi teinud, sellepärast et ma nüüd tean, et ma tahan emaks saada tänu sellele suhtele ja ma tean, et kui ma kellegagi hakkan koos aega veetma, siis see tähendab seda, et ma nüüd otsin oma potentsiaalset abikaasat ja oma laste isa. Mul ei ole aega enam mingisuguste, kui keegi tahab muga timmida ja neil on vaimselt natukene keeruline, siis ma vaatan seda täiesti teistmoodi, kui ma seda varem vaatasin. Sest kui varem oli mehel raske ja nad palusid mult abi, siis ma olin nagu suurepärane. Las ma aitan sind, muidugi, ma olen sitast ja tulest läbi tulnud, mina saan sind küll aidata. Nii et jah, süda on murtud, palju on kogetud, aga see, kus ma täna olen, ma olen nii õnnelik. Ma tõesti olen. Ma olen üksinda õnnelik, kaassõltuvusest pole haisugi. Hüper iseseisvusest pole ka haisu. Ma tahan suhet, ma tahan seda teha kõike. Aga mul ei ole kiiret sellega enam. Millest sa unistad? Milles me kõik unistame? Finantsilisest vabadusest. Mul on hästi palju unistusi, aga mu peamine unistus on, mul on see kehale tätoveeritud ka laulusõnade näol, mis on ühe mu lemmikbändi laulust, mille nimi ongi Kõik, mida ma tahan, All I Want. Ja see lause inglise keeles on siis All I want is a place to call my own, to mend the hearts of those who feel alone. Ehk siis eesti keeles kõik, mida ma tahan, on kohta, kus ma ei tunneks ennast üksi and to mend the hearts ja aidata parandada nende südame, kes tunnevad ennast üksi. Ja mul on nagu minu enda sõprusringkond ja nagu kuidas ma üldse olen elust läbi tulnud, mul on alles nüüd 26-selt tekkinud rohkem kui 3 inimest ümber, kes nagu päriselt tahavad minuga sõbrad olla. Ja mul on jaanipäeval 10 inimest tuleb. Mul on täiesti enne kuulmatu. Ma nagu veitsin enamus enda elust üksinda. Nii et ma tunnen, et ma liigun selle unistuse suunas, et mul on olemas oma inimesed ja ma ei tunne ennast üksinda. Aga jah, eelkõige ma tegelikult tahan teha nii-öelda maailma natuke paremas kohaks, sellepärast, et ma mõistan psühholoogia tõesti süvitsi tänu enda kogemustele ja ma olen ise psühholoogia kursusi läbinud ja ma olen ise tegelikult võin ka nõustajana töötada. Aga ma lähen nüüd ülikooli andragoogikat õppima sellepärast, et ma tahan rohkem ühiskonnas muutust teha ja nagu rohkem inimestele näidata, et ükskõik mida sa koged või kus sa oled või mis sa arvad maailmast praegu ei ole kivisse raiutud. Ja et see on meie enda valik enda sisse minna, vaadata, mis meid huvitab, mida me vajame ja minna siis edasi välja ja neid asju otsida. Ja mul on siuke tunne, nagu inimesed ei tea seda. Et nad lihtsalt istuvad, stagneeruvad, tsemendi sussid jalas mingis kohas, kus nad ei ole õnnelikud. Et see on hästi kurb. Et ma tulen hästi kurvast taustast, aga ma olen tänaseks päevaks ehitanud endale väga ilusa elu. Ma olen siuksed inimesed endale ellu leidnud, kes mu südant iga päev soojaks teevad, kellega koos ma võin olla autist, ma võin olla vihane, ma võin olla kurb, ma võin olla ükskõik, kes ma olen. Ma võin olla see, kes ma olen nende inimestega. Ja see oli minu unistus, kui ma olin, enne kui ma selle sain, oli see seni kauem unistus. Nii et ma arvan, et unistused muutuvad ka selle põhiselt, mis meile nagu elu annab, sest et ma kunagi ei unistanud emaks saamisest, aga nüüd ma tahaks 2 last saada. Ma kunagi tahtsin kolida New Yorgi penthouse'i ja vaadata seda parki ja käia seal mingi, mis need on, mingid näitused ja peod. Täna ma tahaks off the grid metsamaja, kus on siis voolav vesi, päiksepaneelid, mesilased. Et nagu see, millest me unistame, ma arvan, et muutub meie elu jooksul päris palju, nii et isegi see, kui ma vastaks sulle täna ühe kindla asjaga, siis ma arvan, et see muutuks. Sest isegi see unistus, mille ma just ütlesin, mis mu kehal on tätoveeritud, ma enam-vähem olen ka seda suutnud saavutada. Nii et jah, eks näis, mis veel. Elus on palju, millest unistada. Nii et. Sa eelnevalt mainisid seda, et sa oled olnud erinevates psühhiaatri haiglates. Kuidas sa oma kogemusel hindad selle teenuse kvaliteeti hetkel, kas see, et sinna suunati, et sa seal olid, kas see aitas sind ka?
väga hea küsimus, sest mul on 3 kogemust ja väga erinevatel aastatel. Esimene haigla, kus ma olin, oli siis PERH-is noorte psühhiaatri osakond. Minu ema viis mind sinna, siis kui mul koolis saadi teada, et ma lõigun ennast, kutsuti sotsiaaltöötajad, värgid, särgid. Ja see oli hästi kummaline olukord ka, sest mul klassijuhataja oli õppejuhataja ja ta ütles mulle, ma helistan su emale, aga ma ütlen talle, et ta sulle ei ütleks. Ja siis ma läksin koju ja ma teadsin, et mu ema teab, et ma lõigun ennast. Aga siis ta käitus nagu ta ei tea mitte midagi. Aga mina olin nagu nagu see teema on nagu väljas. Ma siis, mul oli kõik jalad olid paksult täis lõigutud ja mul olid siin õlgade pealt ja siit oli, et ma kunagi tähelepanu jääks siia ja teinud, aga mul oli siin paksult. Ja siis ma näitasin talle. Tema reaktsioon oli see, et ta kanaks ja läks magama selles mõttes. Arusaadav, see ei oska reageerida sellisele asjale. Aga tema viis mind siis koos klassijuhataja ja sotsiaaltöötaja soovitusega sinna PERH-i, kus siis mulle öeldi, et ma olen nädal aega. Ma olin nagu, ma sain aru, miks see juhtub, ma olin 16 vist siis ja ma mõtlesin, et aus, mul on abi vaja, ma tegelikult ei peaks ennast lõikuma, et midagi on valesti. Ja me läksime sinna ja see oli täiesti kohutav. Alustades konsultatsioonist kuni selleni, et infot ei jagatud, öeldi, et see toimub, siis see ei toimu, kohe räägin. Läksime sinna oma emaga kohale, läksime ruumi, kus oli sotsiaaltöötaja, psühhiaater, terapeut, medõde. Sest nad olid juba saanud eelneva info, et ma lõigun ennast. Küll aga ma ei olnud ennast nädal aega lõikunud, kui ma läksin haiglasse. Seega, kui ma näitasin, sest nad olid, et okei, vaatame su haavad üle, teeme need puhtaks. Näitasin, et need on ju kassi kriimustused. Ütles mulle psühhiaatri haiglas töötav inimene. Vähelda siis minu kogemust, olgu. Mu psühhiaater oli vist, ma tahaks öelda, et ta oli 80+, sest ta käis ringi hingamismasinaga, tal oli hapnikupaloon käis järgi ja ta liikus nagu tigu selles mõttes. Ma ei saanud isegi aru, et kuidas mul 16-aastasel on, kas ta üldse mõistab minu kogemust või kuidas ta nagu, kas ta üldse suudab minu kogemust hinnata, et mul oli hästi palju küsimusi. Igatahes mu ema jättis mind sinna, mulle öeldi, et ma olen nädal aega jälgimise all. Okay. Siis hakkas teine nädal pihta. Ja siis 3. Ja mulle ei öeldud vahepeal, et sa oled kauem. Mulle ei öeldud mitte midagi, mulle ei antud infot. Mu ema anti, mitte mulle. Aga minu ema ei andnud ka mulle, sest mul ei olnud telefoni. Seega, mis ma tegin, et 3 nädalat, ma olin seal voodis niimoodi, et seal oli tollal niimoodi, et oli 2 palatit ja kokku meid oligi 6 tükki, et tagamuises palatis oli 3 inimest ja siis oli esimeses 3 inimest. Ja ma ei tea, mida see siis ütleb selle koha kohta, kus ma tulen koolist ja lasteaiast. Üks mu lasteaiakaaslane oli ka minuga siis samal ajal Põllumajas kinni või seal PERH-is siis. Ja siis ma nagu olin, et ma pean lihtsalt ära ootama oma aja, ma ei pea midagi muud tegema. Ma võtsin need raamatud, ma lugesin selle 3 nädalaga läbi 21 raamatut, sest ma voodi oli täpselt seal raamaturiiuli kõrval. Aga ma olin vist esimene nädal liiga kaua voodis, niimoodi, et mu juurde oli tuldud ja öeldud, et kuule, et sa püsti tõusma, sest sul tekivad lamatised muidu. Ja ma ütlesin, et ei teki, ma olen 16, tean kõike aine. Igatahes järgmine hetk tuli tagasi suurte meestega öeldi, et kui sa ei püsti tõuse, siis me paneme siin püsti tõusma ja siis ma tõusin püsti ja siis ma vaatasin vahepeal filmi diivanil ja siis käisin, lugesin raamatut. Minu jaoks ei olnud seal vahet, aga see loogika minu jaoks tänase päevani ei saa aru. Igatahes, ja kui 3. nädal öeldi mulle, et ma ikka veel ei saa välja, siis oli niimoodi, et mina ja siis üks tüdruk oli seal, veel üks blond tüdruk. Ma panen siia vahele selle, et ma smuugeldasin sinna psühhiaatriaglasse sisse 4 žiletiteraga. Ma liimisin need oma märkmiku vahele ja nad vaatasid kõik mu asjad läbi, kui mind sisse kirjutati, aga need žiletid olid seal vahele. Mul oli 3 tükki neid. Ja mina käisin nagu duši all ennast lõikumas. Jälle nagu mis igatahes käisin, tegin seda, aga siis see blond tüdruk, kellega koos ma olin, sai teada, et mul oli žilett ja tal oli ka lõikumise ajalugu ja siis ta ütles mulle, et anna mulle ka üks, muidu ma ütlen, et sul on. Ainuke normaalne reaktsioon on siis, muidugi võta, ma ju lõigun ennast, lõigus ei saa ennast ka, laseme kõik olema koos siin sellised. Ainult vahe oli selles, et tal ei olnud mingit kontrolli selle üle, sellepärast, et kui tema läks selle asja kallale, siis ta põhimõtteliselt, ta tegi oma, ütleme nii, et mina magasin keset päeva ja siis märkasin üles selle peale, et minu see lasteaiakaaslane, kes oli poiss, rääkis selle blondi tüdrukuga oli, et ma toon paberit juurde.
ja ma ei saanud aru, mis toimub, siis ma vaatasin ja ma vaatasin terve ta voodi oli punane lihtsalt. Ja ta oli nagu oma parema reie, see oli siuke tunne nagu mingi kiskja oleks selle tükkideks rebinud, nagu ta oli niimoodi lihtsalt tavalise selle žiletiga ennast nagu ära sõtkunud. Ja siis ma olin nagu, issand jumal, ma tundsin ennast süüdi muidugi, siis ma võtsin ka paberit ja siis ma proovisin seda verejooksu peatada. Aga see ei jäänud seisma ja minu ainuke lahendus oli mitte lasta tal surra, vaid minna ja öelda, et ta lõikus ennast. Ja siis viidi ära, tehti korda ja siis mult küsiti, et kas ma tean, kust ta sai. Siis ma ütlesin, et ei tea umbes, et ma nii palju süüd enda peale ei tahtnud ka võtta. Jälle ma olin 16 siis alles, siis ma ikkagi laps selles mõttes. Ja siis see blond tüdruk toodi tagasi ja tal oli kõik hästi ja lõpuks ma viskasin oma žiletid ise ära, ma viskasin nad potti ja lasin alla. Ühe pooliku žileti ma jätsin alles ja siis selle ma isegi läksin andsin ise mette ja ütlesin, kuulge, mul on 2 nädalat see olnud, et võta, vaata. Aga ma arvan, et see žileti situatsioon oligi see, miks me 3. nädalaks ka sisse jäeti. Ja kui mulle öeldi 3. nädal, siis mina ja see blond tüdruk, ta sai samal ajal sama info, sest ta oli 2. nädalal ennast lõikunud. Ja meil nagu mõlemal lõid pea kohal lained kokku, me võtsime mingid toolid filmisaalist, hakkasime akentesse viskama neid ja küll me tõmbasime seinte küljest mingid voodeid lahti ja räuskasime ja karjusime, kutsusid kõik mingid, jälle need suured vennad kohale ja kui neid maha raustati, siis nüüd ütlesid, ja niimoodi te arvate, et te saate välja siis või? Ei, aga me olime vihased, on ju. Igatahes, nii et ütleme nii, et see oli väga huvitav kogemus. Ja siis sealt edasi oligi see, et kui välja kirjutati, siis ma käisin jälle psühhiaatri juures ja mitte see sama hapnikubalooniga keegi teine oli ja siis mulle öeldi, et okei, kuidas sa siis ennast tunned? See on, et väga pole midagi muutunud, ma lihtsalt olen kuskil kinni 3 nädalat. Okei, iga nädal on sul nüüd visiidid meiega, et kui sa ennast ühe korra lõikad, siis me saadame sind Viljandisse pikemale ravile. Siis on okei. Läksin koju, lõikusin ennast, sest ma ei olnud, ma ei tea, mul oli see ängst, et umbes sa ei ütle mulle, mida teha, vaata. Aga ma korra küsin vahele, mingid teraapiat seal olemise ajal, mitte midagi? Mul küsiti, öeldi küll, kui mind sisse kirjutati, siis mulle öeldi, et sa iga nädal vähemalt 2 korda käib psühholoogi juures. Ma ei käib mitte kordagi. Ma olin terve aeg, see 3 nädalat, ma olin seal, mis iganes, mis ta oli 70-80 ruuduses palatiruumis olin kinni nagu. Me ühe korra viidi välja jalutama ka. Ja siis paar korda mu ema tuli ja meid lasti nagu emaga koos lasti ka välja. Ja ma mäletan, et ta viis mind kuhugi parki jalutama ja ta viis ühe korra mind koju, aga ma ei tohtinud telefonis olla, kas ma ikkagi sniikisin oma telefoni ja aga ei, psühholoogiga kokkupuudet ei olnud selle 3 nädala jooksul rohkem. Esimesel visiidil öeldi, aga kuidagi oligi, et ju siis olid ainult kassikriimustused ja olnud siis nii hull nende arust või ma ei tea nagu. Aga oligi, kui ma siin lõpus väljakirjutuse päeval, siis käisin rääkimas selle psühhiaatriga. Siis ta ütles mulle, mis ta ütles, läksin koju, lõikusin, aga ta ei pannud rohkem aega kinni. Ma ei käib mitte kunagi enam PERH-is, mitte mingit Viljandit, mitte midagi, mis asja nagu. Ja ma jätkasin samas vaimus edasi. Mul oli oma terapeut, ma käisin ühe terapeudi juures 9 aastat. Tänase päevani on ta vahest mu kontaktisiku, mul on väga vaja mingisugust nõu küsida. Aga see oligi nagu see ja siis ma lihtsalt toimetasin edasi. Ja järgmine hetk oligi siis, kui ma tüügis võtsin või seal koolis võtsin neid rahusteid, võtsin liiga palju ja siis mind saati Seevaldisse ja ma olin 18, ma ütlesin kiirabis ka ja sisse kirjutades ma olin kuidagi olnud, emale ei ütle, sest ma olin täisealine ja ma olin suhtes tol ajal selle suhtega, mida ma siis kahetsen. Ja siis nad tegidki mulle selle maaloputuse ja siis ma olin seal ja see oli ka väga huvitav kogemus, sest et mind kirjutati sisse, siis mul tehti see asi, siis ma magasin vist mingi 12 tundi, ma olin seal intensiivravis siis psühhiaatri osakonnas, ehk siis meid oli sisse toodud, kui nagu kõrge riskiga võib endale liiga teha. Aga ma magasin ära, märksin üles ja ma olin nagu, kõik on hästi, mu autism on hästi, nagu mul ei ole 1000 inimesi ümber, mul ei ole ootamatu olukord, mul on väga hästi, mul oli kõik korras, märksin üles, ma olin nagu, ma olen välja puhanud, laske mind välja nüüd nagu, ei lastud. Ja no ma olin ikka päriselt nagu inimestega koos, kellel oli tõesti nagu halb seis. Seal oli üks vanem tädi, kellel oli kiilakas pea ja nagu hästi lühikeseks aetud, ta olid neoonsinised juuksed. Ja siis ta oli nagu hästi pikk naisterahvas, hästi peenikene ja siis ta istus nagu diivani need ääreosad. Ta istus siis sinna ja kükitas ja siis ma olen sinine vares. Ja siis ta lasi niimoodi 6 tundi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas me samas kohas oleme, nagu see on okei, on ju.
ja siis ma arvan, et ma olin kokku vist nädal aega seal ja vist 3. või 4. päev oli neil Seewaldis oli tuletõrjeõppus, et mida nad teevad, kui evakueerimine on. Ja siis ma olin nagu okei. Ja ma mäletan väga palju sellest, ma just mäletan seda, et üks hetk olid kõik õed, olid siis meie seal üldises ruumis, ootasid, kuni neil anti nii-öelda märguanne. Ja siis ma mäletan, ma läksin ühe õe, ütlesin, kuulge, mis toimub? Mine tagasi, istu kuhugi ära. Ma nagu jälle tänaseks päevaks ma küsin, et me oleme vaimse tervise haiglas, intensiivravi osakonnas. Kuidas sa ei ütle su vaimselt ebastabiilsetele inimestele, mis toimub? Miks on mingid alarmid? Miks on 5 õde korraga ühes ruumis? Mis toimub? Nagu, et mingit infovahetust ei olnud, et ma saan aru, et võib-olla mõni sinine vares ei registreeriks ära seda, aga mina ju olin seal ja nagu tahtsin aru saada, mis toimub, on ju. Ja mul oli siis see Peika tuli sealt läbi ja siis ta ikkagi lõpuks rääkis mu emale ja siis mu emps tuli täiesti ahastuses, mis toimub, miks sa Seewaldis oled ja aga siis mind lasti välja ja seal ei olnud ka mingit konsultatsiooni, et välja kirjutamisel ma siis käisin jälle ühe psühhiaatri juures, siis ta oli ka, et noh, et mis me edasi teeme, et ma näen, et sa teist korda ja et see koolis see situatsioon on väga hea, et mis me edasi teeme. Ja see oligi, et ma olen aastate jooksul olnud erinevalt antidepressantide peal, ma olen saanud insomnia diagnoosi kunagi, ma olen uneravimite peal, olnud ärevusravimite peal, noh, you name it, neid on hästi palju ja ma mäletan, et ta vist kirjutas ka mulle mingid antidepressandid välja ja ütles, et ma näen, et sa käid teraapias, et käi siis edasi, et loodan, et läheb paremaks. On ju. Ma annan need märksõnad edasi su terapeudile ja siis ma olin nagu ok. Ja siis ma käisin teraapias edasi ja toimetasin edasi lihtsalt selles mõttes. Ja siis mu 3. kogemus, mis on üsna värske, aga mind sisse ei kirjutatud, ongi, et eelmine aasta siis peale seda lahkuminekut, noh, mul oli siis raseduse järgne asi, ma pidin, ikkagi töötasin seda aborti ja siis nagu seda, et ma olin sellest suhtest nagu välja läinud ja mul ei olnud tööd ja mul hakkasid rahaasjad veits imelikuks minema ja siis ma pidin mõtlema, kas ma tahan oma ettevõtet teha või kas ma kolin Tallinnasse või ma jään Tartusse või nagu, noh, küsimus oli tuhandeid mu peas. Ma olin jälle, mul oli täiesti ülestimuleeritud olukord. Ja ma ei suutnud hallata seda, seega ma kutsun endale kiirabi. Ma helistasin, ma mäletan, ma alguses helistasin sinna mingisugusele kriisitelefonile. Ma olen üldse nendega hästi tuttav, nagu helistasin sinna kriisitelefoni, ütlesin, et ma ei tea, mida teha, et ma ei ole ennast lõikunud, aga mul on šileesin, ma ei taha elada, aga ma tahan elada, et mida ma teen. Normaalne vastus tuli kriisinõustamistelefonit, palun kutsun endale kiirabi. Ma okei, selge, tšau, davai, järgmine number on ju. Helistasin endale, kutsusin kiirabi, siis selles mõttes kiirabi reageeris üsna hästi, nagu ta oli mul telefonis seal, ütleski, et hästi kiiresti reageeris. Küsis kohe mult põhimõtteliselt aadressi, ütles hinga rahulikult ja ma arvan, et kiirabi oli vist mingi 7 minutiga kohal. Ja ma ei olnud ju tegelikult midagi teinud, ma just ütlesin, ma kardan, et ma teen. Nii et see piisavalt kiiresti, aga ma olime Tartus ka, nii et võib-olla siis igatahes me istusime seal, kiirabitöötajad olid väga nagu normaalsed, ma olen oma elus hästi palju kiirabiga kokku puutunud, ka mitte väga meeldivate kogemustega, aga seekord oli hästi ok, nad olid väga nagu teadlikud, mida küsida, nad juba nägid, kus mul žiletid olid, juba võtsid ära, nii et nad isegi küsinud, nagu 3 inimest tulid sisse ja nad nagu, noh, ma tundsin, nagu ma olin kaitstud nagu. Ja siis nad viisidki mind, otsustasid, nad viivad mind siis sinna Tartu psühhiaatria kliinikusse, mis seal oli. Ma ei tea, mis see nimi on. Ja siis, kui ma kohale jõudsin, siis läks jälle halvaks see kogemus, et kuni selle piirini, kui ma kiirabiga oli hästi. Et me viidi sinna, see vist laupäeva või pühapäevane päev ka veel. Ja siis seal oli üks psühhiaater, mis see siis on, et oli valves, on ja. Ja kui mina sinna jõudsin, siis seal oli üks politseiauto, üks kiirabiauto ja siis me olime teine kiirabiauto. Ja siis see psühhiaater tuleb välja, kui mind tuppa viidi olid. Ma ei tea, mis täna toimub. Politsei tõi ühe ja kiirabi tõi ühe ja nüüd tõi veel teise ka ja meil on täiesti hullu maja. Ma ei tea, mis meil toimub täna siin Tartus on ja ma ei tea. Mina olin jumal maha rahunenud selle kiirabisõiduga tegelikult. Kui ma sinna jõudsin, ma olin nagu koju lihtsalt, nagu mul on kõik hästi. Ja ma olin nagu ära saanud reguleerida, mul oli, ma sain selle, mis mul vaja oli. Ja siis ma istusin seal, ootasin, kuni see psühhiaater mind vastu võttis, ta tegeles nende eelnevatega ära. Ja siis ma läksin sinna kabinetti, kus nad siis hakkasid küsitlema mind, et mis mul siis juhtus ja miks ja kõik värgid. Ja siis ta võttis mu haigusloo ka lahti ja eelmine aasta ma mõtlesin, et ma korraks mõtlesin, et ma taotlen osalist töövõimetust ja ma lasin kõikidel arstidel sisse kanda mu vaimse tervise asjad.
mis oli tegelikult viga, aga igatahes kõik on mul haigusloos ja siis see psühhiaater vaatas minu vaimse tervise ajalugu ja ta nägi, et 3 aastat varem oli mul diagnoositud piiripealne isiksuse häire. Diagnoos, mis pärast võeti ära, sest et see oli sassi aetud minu autismi ja ATH-ga. Sarnased, sest emotsionaalne see reguleerimine on nagu ühine faktor nii-öelda. Ja siis ma ütlesin talle, ma olin jumal rahulik seal, ma ei nutnud, ma ei närvitsenud, ma olin lihtsalt, et mul oli raske moment, ma olen täiesti teadlik sellest, et mul oli raske moment, ma tean, mis mul toimub, mul oli abi vaja, ma tunnen, et ma olen selle abi saanud, siis ta küsis, et okei, kas sa tahad haiglasse sisse tulla, ma ütlesin, et mul ei ole, ma ei tunne, et ma pean, nagu ma võin koju minna ja mul on seal ka tegelikult hästi, et ma tean, mida ma tegema pean, kui mul on abi vaja, et ma ei usu, et võõraste inimestega kinnises kohas istumine on see, mida ma praegu vajan. Mõeldes jälle oma autismile, oma ATH-le, enda harjumustele, enda mingisugustele sensoorsetele eelistustele, kõigest, kõigeni välja. Ja ma teadsin, et mul võib halvemaks minna haiglas olles. Ja siis ta oli, et okei, aus, aga mis sa selle piiripealsega pihta hakkad? Siis ma ütlesin talle uuesti, ma ei ole piiripealne, see diagnoos võeti ära 2,5 aastat tagasi, sest et see ei ole õige diagnoos, sest mul on ATH ja mul on autism. ATH ja autism täiskasvanud inimestes on tänase päevani psühhiaatri maailmas vaadatakse üle sellest, seda ei võeta tõsiselt, sellepärast, et kui ma olen 21 aastat funktsioneerinud, siis kuidas mul nüüd saavad need haigused olla või need puuded siis, ütleme nii. Aga ma ei funktsioneerinud enamus enda elust. Ma olin üksinda, ma olin valus, see on jabur ja ma ütlesin talle mitu korda nagu seal seda ja ta ei võtnud mind kuulda ja siis lõpuks oligi, et ma kirjutan sulle mingid rahustid välja, sest et meil just tuli veel üks politseiautoga ja politseiautoga me peame sisse kandma, ehk siis hullumaja nüüd on täis, ehk siis see sai täis, ütles, et okei, ma pakkusin küll, aga ma enam ei paku, sest meil on nüüd täis nagu. Ja siis ma olin rahul selle otsusega, siis ta andis mulle seal ühe selle rahusti, ma ei ole mitte kunagi oma elus neid benzosid võtnud, antidepressandid on mul erinevad olnud, aga mul neid benzodiazepine, neid mul ei ole varem olnud. Ja siis ta andis mulle ühe tableti ja kirjutas mulle siis retsepti ja ütles, et ta või võtta üks praegu, mine osta need välja ja mine koju ja võtta üks veel. Ütlesin okei. Ma kutsusin takso endale ja mulle esimene tablett juba mõjutas mind nii, et ma ei saanud aru, kus ma olin. Ma läksin sinna taksosse, mida me sõidame sinna apteegi poole ja mul lihtsalt nagu pilt venib, nagu need niimoodi mõjutasid need rahustid mind ja mul oli raske hingata, siis me jõudsime sinna apteeki, ma jooksin, võtsin need rahustid ära ja kui ma koju jõudsin, ma nägin 3-kordselt. Ja ta oli öelnud mulle, et võtta üks veel, kui sa koju jõuad. Ma jõudsin koju niimoodi, et ma lükkasin selle ukse lahti, panin pauguga kinni, ma ei suutnud jalanõusid jalast võtta, ma ei suutnud mitte midagi teha, kõik asjad läksid põrandale, ma kukkusin diivanile ja magasin 8 tundi. Ma ei tea, kus ma selle teise tableti oleks pidanud võtma või mis nõuanne see oli, aga see, ma ei tea, ma hea meel, et ma ei võtnud, et see oli ka kummaline kogemus selles mõttes ja see, et see psühhiaater mind ei kuulanud ja et ta siis nagu lihtsalt, nagu ma olen täiskasvanud inimene, mina olen ju selle kõik läbi kogenud, et sa näed, et mu haigusloos on rohkem kui lihtsalt mingi üks piiripealne diagnoos, mis pool aastat kehtis nagu. Et jah, see ei olnud nagu ideaalne ja minu missiooniks ongi see, et ma käin tänaseks päevaks ikka teraapias, ma käisin aastaid Sensuses, mis on teraapiakeskus, mida ma soovitan igale inimesele, sest et nad on tõesti südamega asja juures, et ta võib küll kallis olla, aga nad on teraapiafondiga koostöös ja nende teenuseid on võimalik tegelikult saada ka 5 euroga, nii edasi on ju. Ja ma olin 10 aastat käisin seal tegelikult teraapias, aga oligi mingi hetk tuli lagi ette, et mina ütlesin oma terapeudile, et kuule, et mul vist on ATH ja ta oli mingi võib-olla tõesti. Ja sest, et ma olin saanud siis ärevushäired, piiripealse häire, ma olin paanikahäire, depressioon, psühhoos, söömishäired, mul oli vist, mul oli kõik asjad olid raamatus kirjas. Peale ATH ja autismi, mis on naljakas, sest kui mina hakkasin sellesse süvenema, sellesse teemasse, siis tulebki välja, et naistel on peaaegu, on 10 korda raskem ATH-d ja autismi diagnoosida, sest et meie ühiskondlikud standardid on teistsugused, meie emotsionaalne seisund on erinev meestest, sest meil on see hormoonne tsükkel, mis neil ei ole ja kõik uuringud ATH ja autismi puhul on tehtud poistlaste peal. Seega see on ülinormaalne nähtus, et naised saavad vale diagnoosi, nad saavad enne ärevuse, depressiooni, piiripealsuse, kui nad saavad autismi või ATH. Ja see on nagu üks asi, mis ma olen endal südame asjaks võtnud, sest et mind ümbritsevad praegu autistikad ja ATH-kad, sellepärast et me oleme nagu
ma ei tea, kas mina olen nagu neid endale ligi tõmmanud, aga mul ei ole sõprusringkonnas ühtegi inimest, kes ütleks, kellel ei ole ühtegi diagnoosi nagu. Üks inimene on, aga ta teab, et tal on ATH, ta lihtsalt ei viitsi tegeleda pikkade oote järjekordadega, aga mina tegelen ka vaimse tervise nõustamisega ja väga palju ATH-kaid aitan. Ja miks sa lähed 8 kuud kuni 1,5 aastat mingist protsessist läbi, kui sa saad tegelikult ATH-d ka kontrollida läbi nii-öelda, mis see sõna on, holistiliselt, et sa nagu naisena õpid oma tsüklit järgima ja sööd õigesti ja kasutad tugiisikuid, sest et see aitab ka juba ATH tegelikult mingil määral nagu kontrolli all hoida. Et eks see oleneb sellest, kui tõsine kellegi ATH on, et mina ikkagi soovitan inimestel nagu ametliku diagnoosi saada, et oleks ravimite võimalus ka. Aga jah, et võimalik on ka ilma ravimiteta funktsioneerida, sest et kõik, mida minule diagnoosi saamine andis, oli teadmise. Ma nagu olen rohte võtnud oma ATH vastu, aga minu eesmärk oli õppida ennast reguleerima ilma nende ravimiteta. Ja enamusest ma ei võta oma ATH rohte, mul on nad olemas, kui mul on vaja, ma neid võtan, aga tegelikult päeva lõpuks see on minu omapära, see on see, kes mina olen tänases päevas ja ma lihtsalt pean oskama nagu ise ennast täiskasvanud inimene, ma ju pean õppima ennast tundma ja mis mind paneb reageerima või mida ma vajan selleks, et mul oleks see keskpunkt alati olemas nagu. Et jah, et minu terapeud ei leidnud mul ATH-d, mina leidsin endal ATH tänu sellele, et kellelgi mu ümber oli ATH ja siis... Ja tegelikult, et paljudel jääb vale mulje ka, et ATH on haigus, tegelikult ei ole haigust, on nagu ainult häire ja seda ei pea nagu, sellega ei pea midagi ette võtma, see on lihtsalt, et jah, teadlikkust, sa oled natukene teistsugune, et sa mõtled natuke teistmoodi ja et seda nagu ka tihti ma näen, et võetakse nagu valesti, et see on mingi haigus, et see tegelikult ei ole minu arust on see superpower, et mina olen alati töökohtades olnud see, kes nagu suudab panna kõik sõrmed erinevatesse kookidesse ja teada, mis iga koogi sees toimub, sest et mu aju lihtsalt võimeldab mul sellist asja teha. Ma saan igal pool oma tähelepanu suunata ja ma olen õppinud seda kontrollima ja tänu sellele ma tegelikult ma ei kujutaks ette, kui mul seda superpowerit ei oleks. Ja nagu loomingulistel inimestel on see nagu ka ainult nagu, kuidas öelda, sütikuks või aitab tegelikult kaasa kohati. Just, jah. Mis sa arvad, kas elu läheb paremaks või halvemaks? Paremaks tingimusel, et ma prioritiseerin ennast edasi. See moment, kui ma kellegi teise panen enda heaolust ette, ka lapse lähevad hästi halvaks. Sest et mina ei saa mitte kellegi eest hoolitseda, ka mitte enda eest, kui ma ei hoolitse enda eest. Selles mõttes, et saad aru, mis ma ütlen. Et isegi kui ma saaksin lapse või mul oleks tänaseks päevaks see laps sündinud, kellest mul oli paar sõna mainimata tegelikult, mul on nagu 28. märts oli siis see kuupäev, kui ta oleks pidanud sündima ja ma tundsin, et ta on poeg ja ma käisin aastate jooksul erinevatel retriitidel ja asjadel ja ma käisin erinevates teraapiates ja meditatsioonides ja asjades ja ma olen oma pojaga kohtunud vaimusilmas mitmeid kordi. Ja ma olen ta tegelikult isegi tema essentsi maalinud sellel päeval, kui ta pidi sündima. Ja see on üks pilt, mis mu siis, ma tegelen maalikunstiga tegelikult hästi palju. Ja ta nagu on minuga alati olemas. Aga kui ta oleks päriselt sündinud 28. märts, ma ei usu, et tal oleks väga hea elu olnud minuga, sest et mina ei olnud kohe kindlasti seal maal, kus ma oleks suutnud ennast prioritiseerida samal ajal, kui ma oleks teda saanud prioritiseerida. Ja ma ei räägi sellest, et mul on ka vaja filmiõhtut või välja sööma minna, kui mul on laps, ma ei räägi ainult sellest, ma ei räägi siuksest asjast, ma räägin sellest, et mul on juuksed pestud, mul on kõht täis, mul on kodukorras, ma olen oma raamatut lugenud, ma olen hinganud, ma olen enda momendi saanud võtta ja see et ma olen suutnud need asjad prioritiseerida, olles inimene, kes on alati teiste heaolu esimesele kohale pannud, pluss kaassõltuvusega, see on lihtsalt olnud nagu minu elu üks kõige suuremaid nii-öelda probleeme, et mul on alati halb, aga ma tahan, et kõikidel teistel mu ümber oleks hea. Õnneks nüüd olles 26 on mul need asjad nagu kohale täiesti jõudnud ja ma tean, et ma ei saa mitte kellelegi öelda jah, kui ma ei ole enda nagu linnukesed ära märkinud enda heaoluks. Nii et nii kaua, kui ma jätan seda meelde, söö kõht täis, head toitu, veeda oma kassidega aega, vaata ikka Netflixi, venita, hinga, uju, omaette aeg, üksinda aeg. Nii kaua läheb ainult paremaks.
et jah, ma olen nagu neid inimesi ka, kes nagu jõuavad sinna punkti, aga nii kui tuleb keegi miski, mis nii-öelda nõuab rohkem tähelepanu, unustatakse ära, et me lubame neil nõuda rohkem tähelepanu. Meie ju anname enda tähelepanu. Nii et jah, mul on nagu tänaseks päevaks ongi, et mul ei ole halbu päevi. On ütleme halvad momendid, aga isegi neid ei tahaks halvaks nimetada, sest ma olen nii tänulik, kui ma saan tunda head ja halba. Sest kui kõik oleks alati hea, siis miks me elada tahaks? Ja kui kõik oleks alati halb, siis kõik tapuks ära ennast. Ehk siis nagu ühega hakkab igav, teisega ei taha elada, nii et ma arvan, et need üles ja alla kõikumised on ülivajalikud ja mul on oma parima sõbrannaga ka siuke, oleme samal lainel nende asjadega ja siis me vahest kirjutame, helistame, ütleme, et saad aru, keegi ajas mind nii närvi just ja siis me nagu naerame ja nutame, oleme mingi, ma olen nii närvis, siis kui naljakas. Või ma olen nii vihane, aga ma ei saa olla vihane, sest ma tunnen viha ja see on nii ilus. Et nagu kui varem ma ei osanud oma emotsioone hoida ega reguleerida, siis nüüd, kui nad tulevad, ma olen nagu nii õnnelik, et ma tunnen neid ära ja ma oskan neid kehaliselt kogeda ja vaimselt kogeda ja ma luban endal kogeda, mitte et oid midagi tuli välja, et ma nüüd tegele sellega, et ma ei oska. Et see on nagu nii ilus koht, kus olla ja mul on nagu põnevil näha, mis nagu veel tuleb sellega kaasa, kui ma nüüd üle enda elu olen õnnelik sellega, kes ma olen enda sees ja mis mu sees tuleb. Nii et jah, ainult paremaks. On väga hea koht seda lõpetada. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Oh my god!